selleks ajaks, kui sa selle video vaatamise lõpetad, on Ukraina oma droonidega tabanud veel 60 Vene sihtmärki. Kui sul oli mingeid kahtlusi Ukraina oskuste kohta droonisõjas, siis see statistika peaks need täielikult hajutama. Ukraina on vallandanud sellise ulatusega rünnakutormi, et see on sõna otseses mõttes taeva ära varjanud. Päike ei paista enam paljudele Putini käsilastele rindel ega kaugemalgi. Ja viimased 6 kuud on olnud Venemaa sõjaväe jaoks kõige pimedamad päevad. See, mida Ukraina selle aja jooksul tegi, läheb ajalukku. Dronisõja meistrid on saavutanud järjekordse suure verstaposti, mis näitab, kui palju nad on oma Vene vaenlastest ees. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov annab meile peamise numbri 22. juuni Telegrami postituses. Alates aasta algusest on mehitamata süsteemide üksused tabanud üle 800 000 kinnitatud vaenlase sihtmärgi, teatab Fedorov. See on pöörane number. Ja peameeles, see kõik on kinnitatud. See tähendab, et Ukrainal on iga tabatud sihtmärgi kohta fotod ja videod, mis tõenäoliselt kõik on üles laaditud nende Delta-süsteemi. 800 000 sihtmärki ei tähenda ka 800 000 drooni. Paljusid neist on tabanud mitu drooni, mis tähendab, et Ukraina on tõenäoliselt kasutanud mitut miljonit oma mehitamata õhusõidukit, et tekitada Vene sõjaväe planeerijatele täielik katastroof. Ja see ongi täiuslik sõna kirjeldamaks seda, mis Venemaaga toimub, sest numbreid on veelgi rohkem. Kokku väidab Fjodorov, et Ukraina droonirünnakud on alates 2026 aasta alguses tapnud või haavanud 167 000 Vene okupanti, mis on veel üks tohutu arv. See teeb keskmiselt umbes 27 833 Vene kaotust kuus, mille on põhjustanud Ukraina droonid. Ja ära unusta, et juunist on veel osa ees. Fjodorovi teadaande järel oli juunist veel 8 päeva alles, nii et see keskmine tõenäoliselt kasvab veelgi. United 24 Media 22 juuni raporti kohaselt on Venemaa igapäevased vägede kaotused püsinud üle 1000 terve kuu jooksul, esimest korda pärast märtsi 2025. Raportis tsiteeritakse arvu 1130 kuni 1550 sõduri kaotuse kohta peaaegu igal juunikuu päeval siiani, kusjuures ainult 3 päeval olid kaotused veidi üle 1100. Me saame siin natuke matemaatikat teha ja mõne minuti pärast tuleb seda veel, nii et pidage seda meeles. Kui võtame United 24 meedia poolt tsiteeritud vahemiku keskpunkti, saame väga umbkaudseks juunikuu keskmiseks 1340 Vene kaotust päevas. Fjodorov ütleb, et droonid moodustavad nüüd veidi üle 90% vaenlase rünnakutest, nii et eeldame sama ka kaotuste puhul. See annab meile päevaseks keskmiseks 1206. Korrutades selle 8-ga, saame veel 9648 droonide põhjustatud kaotust juuni lõpuks. Me just mainisime, et varem arvutatud kuine keskmine tõuseb. Lisaks need 9648 kaotust. Fjodorovi väidetud 167 000 hukkunule või haavatule ja saate 176 648. Jäävage see 2026 aasta esimese poole 6 kuu peale ja saate uue kuise keskmise 29 441. See läheneb Putini jaoks liiga ohtlikult 30 000 kaotusele kuus. Ja seda kõike on põhjustanud droonid. See, mida me siin näeme, on järjekindla eskalatsiooni tulemus Ukraina droonipõhises strateegias. Ja kuni selle hetkeni on 2026 aasta mai olnud selle peatamatu droonioperaatorite armee jaoks seni suurim kuu. 11. juunil avaldas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski, et Ukraina droonid olid tabanud peaaegu 180 000 sõjalist sihtmärki, mis tähistas 12,7% kasvu võrreldes aprillis tabatud sihtmärkide arvuga. Isegi lisapäev 6 ei suuda nii märkimisväärset kasvu seletada. See on Ukraina, kes kasvatab oma droonide ülekaalu, mis suureneb iga kuuga. Lisaks inimkaotustele on ka raha, mida see Venemaale maksma läheb pöörane. Vaatame lihtsalt ühte päeva juunis, et seda näidata. 9. juunil teatas meediaväljaanne United 24, et Ukraina rünnakud eelnenud 24 tunni jooksul olid Venemaale maksma läinud hinnanguliselt $331 miljonit varustuses. Nende kaotuste hulka kuulusid 75 suurtükisüsteemi 2, õhutõrjesüsteemi, 4 tanki, 5 soomukit ja 4 mitmikraketiheitjat. Me ei eelda, et Ukraina tekitab Venemaale iga päev sellises ulatuses rahalist kahju, kuid juba ainuüksi sellest päevast näeme selgelt, et Venemaa kaotab Ukrainas igal kuul mitme miljardi dollari väärtuses varustust, mis võib külma ja julma Putini jaoks olla valusamgi kui inimkaotuste arv. Lõppude lõpuks Putin inimesi ei hooli. Aga kui Vene sõjaväe rahakotti tabada, hakkab see psühhopaat äkitselt tähelepanu pöörama. Nüüd, video alguses tegime ühe väite. Ütlesime, et selleks ajaks, kui vaatamise lõpetate, on Ukraina hävitanud veel 60 Vene sihtmärki. Kas numbrid kinnitavad seda? Uurime järele. Fjodorov tegi oma väite 800 000 sihtmärgi kohta 2026 aastal.
22. juunil. Kui arvestame ainult selle ajani juunis, saame kokku 173 päeva. Kui jagaga 800 000 sihtmärki 173-ga, saame umbkaudseks keskmiseks 4624 tabatud sihtmärki iga päev. See annab meile 192 tunnis, mis teeb natuke üle 48 löögi iga 15 minuti jooksul. Meie videod kestavad tavaliselt kuskil 16–18 minutit. Nii et me võisime natuke üle hinnata, aga mitte palju. 17-minutilise video puhul tähendab see 57,6 tabatud Vene sihtmärki, mis tähendab umbes 3,38 sihtmärki minutis. Me ei suuda isegi ette kujutada, kui palju droone on vaja millegi sellise tegemiseks. Ja see kõik näitab lihtsalt, kui tugevalt Ukraina toetub oma droonipõhisele strateegiale. Venemaal pole sellele kõigele mingit vastust. Olgu, aitab nüüd numbritest. Meil hakkab pea ringi käima. Vaatame, mida Ukraina ründab. Putinile ei ole probleemiks ainult kaotused. Tahuriiliha kaotamine nõrgestab Venemaad rindel, kindlasti. Aga tegelik probleem kõige selle taga on see, et Ukraina tabab oma droonidega igat tüüpi sõjalisi sihtmärke, mida te ette kujutada oskate. Fjodorov toob välja põhilise. Lisaks elavjõule tabavad Ukraina droonid suurtükiväge, mitmikraketiheitjaid, õhutõrjesüsteeme, sõidukeid, juhtimispunkte, laskemoonaladusid, elektroonilise sõjapidamise jaamu ja isegi Venemaa maismaa roboteid. Teisisõnu kõike. Ja see ei hõlma isegi sihtmärke nagu naftarafineerimistehased ja laod või näiteks varustust vedavad parvlaevad, mille Ukraina hävitas Venemaa Harkivi sadamas vaid paar päeva enne seda, kui Fjodorov oma jahmatava numbri avalikustas. Meil pole isegi vaja, et Fjodorov ütleks meile, milliseid sihtmärke tabatakse. Me näeme seda iga päev. 23. juunil teatas UNN, et Ukraina oli viimase 24 tunni jooksul hävitanud 626 sõidukit ja kütuseveokit. See on ühe päeva rekord ning see tuli pärast seda, kui Ukraina oli mais ja juunis seda rekordit mitu korda püstitanud ja uuesti purustanud. Krimmi isoleerimiseks loodud logistiline blokaadiprogramm toob suurt kasu ning me näeme seda iga päev sadade põlevate sõidukite rusudes. Ukraina droonid katavad nüüd rindetagust vaheala kuni 300 kilomeetrit rindejoonest tagapool, mis võimaldabki selliseid rünnakuid sõidukite vastu, samuti enamiku teiste sihtmärkide vastu, mida Fjodorov mainib. Enam ei ole ohus ainult Vene tööjõud ja varustus rindel. Ukraina rünnakute arv kasvab nii kiiresti, sest 2026 aasta on toonud kaasa uue põlvkonna droonide ajastu, mis tähendab, et Venemaa lähitagalas ei ole enam miski turvaline. See keskne rünnakukampaania on Venemaale nii kahjulik, et see põhjustab kütusepuudust ja sunnib Kremlit kaaluma kütuseimporti. See ei tohiks juhtuda. Venemaa toodab tavaliselt rohkem või piisavalt kütust, et rahuldada oma sisetarbimist ja teenida müügist miljardeid. Pika maa rindel on Ukraina rünnakud muutunud järjest intensiivsemaks, lisaks rindejoonele ja keskmaa tapatalgutele. Washington Post teatab, et Ukraina purustas märtsis oma enda rekordi sügavale vaenlase tagalasse saadetud droonide arvus, saates Vene territooriumile üle 7000 mehitamata õhusõiduki. Ukraina pole sellest ajast saadik tempot aeglustanud. Nad on üle ujutamas Venemaad massiivsete pikamaa droonirünnakutega, mis tungivad sügavale emamaa südamesse. Moskva on ohus. 18. juuni rünnakus, mis hõlmas suuri alasid Venemaal ja okupeeritud territooriumidel, sealhulgas Venemaa pealinnas, väidab Venemaa kaitseministeerium, et nad tulistasid vaid 24 tunni jooksul alla 992 Ukraina drooni. Selline maht igas sõja aspektis ongi põhjus, miks Ukraina on suutnud tabada vähem või 6 kuuga 800 000 sihtmärki. Droonid lihtsalt tulevad järjest edasi. Need katavad taeva, ajavad õhutõrje segadusse ja muudavad Venemaal võimatuks neid kõiki peatada. See, mida me siin näeme, on Ukraina droonide eelis ja põhjus, miks üle 90% sihtmärkidest, mida riik tabab, hävitatakse droonidega. Aga suur küsimus on nüüd see, kas seda kõike suudetakse jätkata? Lihtne vastus on jah. Aga me saame sellele vastata palju põhjalikumalt kui ühe sõnaga. Kuid enne seda, siin on veel palju muudki, kust see tuli. Kui The Military Show'st on sulle kasu, siis vajuta telli ja sukeldu kohe tagasi videosse. Kui räägime varustuse jätkusuutlikkusest, saame teemat käsitleda kahest vaatenurgast. Droonide arvu säilitamine ja jätkuvalt nende sihtmärkide tabamine, millest Fjodorov teatab, kui mitte isegi seda arvu suurendades. Alustame teisest punktist. Ukrainal on mitmel põhjusel võime oma tulemusi jätkusuutlikult hoida. Esiteks on olemas e-punktide süsteem. Fjodorov toob selle ise eraldi välja, märkides, et Ukraina droonioperaatorid saavad selle süsteemi kaudu e-punkte, mida nad saavad Prey One turuplatvormil vahetada uute droonide, varustuse, varuosade ja isegi käsitulirelvade vastu. See süsteem sisaldab lisaks nendele stiimulitele ka edetabeleid, mis muudab Ukraina kogu droonide kasutamise protsessi Venemaa laastamiseks mõnevõrra mänguliseks.
Veelgi enam, see näitab Ukrainale, millised üksused kasutavad droone kõige tõhusamalt ja mis kõige olulisem, millistesse droonitüüpidesse tuleks investeerida. Fjodorov toob selle välja öeldes: tänu E-Point süsteemile näeme, millised tehnoloogiad ja üksused annavad parimaid tulemusi ning saame neid lahendusi kiiresti kogu sõjaväes laiendada. Kaitsejuhide sõnul on nüüdseks peaaegu 95% Ukraina drooniüksustest selles programmis osalemas, võisteldes omavahel, et saada kõige rohkem tabamusi Vene sihtmärkide pihta. Ja kuigi võib väita, et sõja muutmine millekski videomängu punktide kogumise sarnaseks on murettekitav selle dehumaniseeriva mõju tõttu, ei muuda see fakti, et Ukraina saavutab tulemusi. Rohkem sihtmärke tavatakse kui kunagi varem. Ukraina saab üha paremini aru, millised droonid töötavad ja millised mitte. Ja nad suudavad isegi seda platvormi kasutada selleks, et suunata üksusi kasutama just neid droonitüüpe, mis nende töö jaoks kõige tõhusamad on. See on eesmärgipärane motiveerimine. Ja tulemused on kõigile näha. Nüüd, kui süsteem on paigas, ei kavatse Ukraina sellest kõrvale kalduda. Pigem jätkab ta seda, mida on seni teinud. Seda näeme ka logistika lukustamise programmiga. Ukraina kaitseministeerium ütleb, et sellele programmile eraldatud rahastust hakatakse jagama E-Point süsteemi kaudu ning saajateks on meeskonnad, kes on spetsialiseerunud Vene logistikat kahjustavatele löökidele. See on sisuliselt Ukraina ütlus. Te olete selles head, seega siin on rohkem raha, et te saaksite seda veelgi rohkem teha. See on väga tõhus viis tagamaks, et sõdurid keskenduksid oma tugevustele ja saavutaksid lahinguväljal maksimaalse tõhususe. Seda tõhusust suurendab Venemaa probleem, mille on loonud Ukraina, ja see aitab Ukrainal ka oma löökide mahtu säilitada. Venemaa õhutõrje on praegu väga halvas seisus. Fjodorov mainis oma raportis, et Ukraina droonid sihivad õhutõrjet, kuid ta ei laskunud detailidesse. Seega läheme meie detailidesse. Alates 2025 aastast ja edasi 2026 aastasse on Ukraina hävitanud väärtuslikku õhutõrjet üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Ukraina teab, et Venemaal on raskusi uute süsteemide ja radarite ehitamisega, peamiselt sanktsioonide ja tarneprobleemide tõttu. Seega iga hävitatud õhutõrjesüsteem tekitab lünki, mida saab ära kasutada. Kiievi sõltumatu teatel viis Ukraina ajavahemikus juunist 2025 kuni 2026 aasta märtsi alguseni läbi 492 rünnakut õhutõrjesüsteemide vastu. Rääkides märtsist, siis UKRI Informi andmetel oli see kuu Venemaa õhutõrjele lausa tapatalguks, kuna Ukraina hävitas ainuüksi selle kuu jooksul 39 õhutõrje raketisüsteemi ja 15 radarit. Tassa ja Targu on Ukraina hakanud Venemaa õhutõrjet laiali lammutama ning selle tulemusena on keskmise ja pika tegevusraadiusega droonirünnakute edukus märgatavalt kasvanud. Defense Block teatab, et droonid, mille ehitamine maksab vaid mõni $1000, suudavad nüüd kas Venemaa õhutõrjest mööda pääseda või ei kohta neid üldse, saavutades Ukraina süvarünnakute kampaaniates läbimurdemääraks 20–30%. See protsent on kõrgem kui kunagi varem ning näitab selgelt, kui palju Venemaa õhutõrjekilp on nõrgenenud. Sarnaselt E-punkti süsteemile toidab ka see strateegia iseennast. Mida rohkem Ukraina julgustab rünnakuid õhutõrjesüsteemide vastu, seda rohkem tekib võimalusi teiste sihtmärkide tabamiseks. Isegi kui Venemaa liigutab õhutõrjesüsteeme, et katta haavatavaks muudetud alasid, tähendab see lihtsalt teiste piirkondade nõrgestamist. Ja mida rohkem Ukraina suurendab oma rünnakute arvu, seda suuremaks probleem muutub, luues laastava tsükli, millest Venemaa ei pääse. Ja lõpuks, mis puudutab rünnakute eduprotsendi hoidmist, siis tuleb arvestada ka Ukraina endaga. Nende strateegia viimaste kuude jooksul on olnud geniaalne. Suur osa põhjusest, miks tabatud sihtmärkide arv on nii kõrge, seisneb selles, et Ukraina on mõistnud, kui tõhusad on nende keskmaa rünnakud. See ongi logistika sulgemise programmi mõte. Ukraina kasutab uut põlvkonda droone, et rünnata sihtmärke, mida Venemaa ei pidanud kunagi droonidele haavatavaks. Seetõttu ei ole need sihtmärgid nii hästi kaitstud, kui võiksid olla, mis ainult suurendab Ukraina edukuse määra. Selle strateegiaga näeme Ukraina sõjas ootamatut pööret ning see on andnud Ukrainale tohutu hoo juurde. Ukrainal on nüüd mitmekihiline droonistrateegia, mis katab rindel asuvaid tapmistoone, mis on täis FPV-droone ja tõenäoliselt vastutavad need enamiku kaotuste eest, mida Ukraina on aasta esimesel poolel põhjustanud. Keskmise ulatusega löögiala, mida droonid hävitavad, ja sügavad löögid, mida Ukraina on kasutanud, et purustada Vene sõjamasinad seestpoolt. Kui kõik see kokku panna, saad nõrgemad Vene rünnakud rindel, mis on tingitud suutmatusest koordineerida ja toetada eesliini vägesid, kes on kas tagalas. Kui Venemaa nõrgeneb, väheneb surve Ukrainale, mis annab rohkem aega ja võimalusi droonirünnakuteks. Jällegi, see on tsükkel. Mida sagedamini Venemaa tabatakse, seda lihtsamaks muutub järgmine löök. Praegusel hetkel on Vene armee nagu löökidest uimane poksija, kes komistab ühe löögi juures teise juurde ega suuda käsi üles tõsta. Seega suudab Ukraina kindlasti jätkata ja suurendada nende sihtmärkide arvu, mida ta on tabanud. 2026 aasta esimesel poolel
arvestades oma strateegiat ja lähenemist sellele uuele õhusõja vormile, kuid see kõik sõltub mahu säilitamisest. Kas ka Ukraina suudab seda teha? Kui 2026 aastal seni nähtud on mingi näitaja, siis vastus on kindel jah. Ja veelgi enam, 16. juuni raportis avaldas liiga, et Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas G7 tippkohtumise kuluaarides, et Ukraina on teel ehitama 2026 aasta lõpuks 10 miljonit drooni. See on tohutu edasiminek juba muljetavaldava 4 miljoni drooni pealt, mille Ukraina ehitas 2025 aastal. See oli omakorda 40 korda rohkem droone, kui USA samal aastal tootis, teatab liiga. Nüüd tegutseb Ukraina drooni- ja robootikasektoris 500 ettevõtet, lisab Zelenski. Ja mis Venemaa jaoks on palju murettekitavam, ütleb Ukraina president, et tema riik suudaks vajadusel ja vajalike vahendite olemasolul kahekordistada tootmist kuni 20 miljonit droonini aastas. Maht ei ole lihtsalt probleem, kui näete selliseid numbreid, ja need aitavad palju selgitada, kuidas Ukraina tabas 2026. Aasta esimesel poolel 800 000 sihtmärki. Lisaks ärge unustage, et Ukraina muutub oma droonidiplomaatiaga üha nutikamaks. Ukraina teab, et ta on kogu maailmas droonitehnoloogia mõistmise ja arendamise osas esirinnas. Kogu läänemaailm tahab osa sellest, mis Ukrainal on, ja just sellepärast saab Ukraina käivitada selliseid algatusi nagu Drone Deal Initiative. See programm, mis on loodud Ukraina ja tema ülemaailmsete partnerite koostöö edendamiseks ning samal ajal Ukraina pikaajalise kaitserahastuse kindlustamiseks, hõlmab nüüd 27 liiget, sealhulgas 15 NATO liiget. Ukraina ehitab juba praegu piisavalt ning loob raamistikud, et tagada võimalus ehitada veelgi rohkem. Venemaa püüab sammu pidada. Moskva ajalehe The Moscow Times andmetel plaanib Venemaa 2026 aastal toota 7,3 miljonit FPV drooni ning tuhandeid pikamaa droone. Kuid Venemaa ei ole droonide osas Ukraina tasemel, olgu see siis mahu või kvaliteedi poolest. Mahu poolest avaldab Ukraine News, et Sõrskõi väidab, et Ukrainal on paljudes rindelõikudes FPV droonide osas 1,5 ülekaal. Me hakkame nägema, et Ukraina suudab Venemaaga võrdselt vastata nii kesk- kui ka kaugmaa tulistamises. Lihtsalt öeldes on Venemaa endiselt Ukrainast mitu sammu maas ja Ukraina teeb kõik endast oleneva, et Putini armee jääkski maha. Mida siis tegelikult tähendab see, kui 2026 aasta esimesel poolel tabatakse 800 000 sihtmärki? See ei ole haripunkt. Ukraina pole oma tipu veel saavutanud. See, mida me siin näeme, on hoiatuslask. Ukraina annab Venemaale teada, kui palju sihtmärke ta on tabanud, sest ta tahab, et Putin mõistaks. Venemaa jaoks lähevad asjad siit ainult hullemaks. Ukrainal on strateegia. Ukrainal on tootmismaht. Ukrainal on partnerid. Ja ta saab sellele kõigele tugineda, et muuta 800 000 verstapostiks teel, mitte droonistrateegia haripunktiks. Palju rohkem on veel tulemas. Tulge meie juurde tagasi 6 kuu pärast. Meil on aindus, et 2026 aasta teisel poolel anname teada, kuidas Ukraina on tabanud miljoni sihtmärgi. Ja kuni Venemaa ootab seda sünget verstaposti, on tal veel üks probleem, millega tegeleda. 3 mõrvapliiatsid. Kõlab hullumeelselt, eks? Saate teada, mis need on ja kuidas Ukraina neid kasutab Venemaa õhustrateegia häirimiseks, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida ning oodake rohkem igapäevaseid videoid saatest Sõjasaade. Ja aitäh vaatamast!